nina punane. Jõulumees tuli külla tooma tarkusi ja ilusaid innustusi. Eks see hommikune värk on, et see on selline pillihäälestus, et kas sa tahad või taha, loodus on selline, et sa pead pilli häälestama. Sa võid häälestada paremini, halvemini või üldse mitte häälestada, mängida ka oma teaduses siis häälest ära pilliga, mis ei ole kõrvale võib-olla nii hea. Aga hommikune meditatsioon ja võimlemine ja kõik peaks viima selle pilli häälestuse teadvuse seisundi sellisesse olekusse, et sa astud päeva sellises entusiasmis ja valmis armastama. Ja kui sa seda ei tee, ei häälesta, no kui sa just ei ole pühamees, kes on spontaanselt iseendaga kõige kõrgema looduse kontaktis. Aga kui sa oled selline nagu mina, selline tavaline kontrollimata mõistusega jörh, siis kogu aeg on vaja häälestada pilli. Siis sa märkad, kui häälesta ära on ja kui kergesti ta läheb häälesta ära. See teadvus ongi laias laastus, et mis see teadvus on, see on sinu soovid, motivatsioonid, suhtumine, eks ju, kõik need, mis selle kultuuri alla käib ja mida sa kuulad, mida sa vaatad, kellega sul on selline, kõigiga oled sõbralik, aga kellega sa oled sellises, kes su juhendajad on või õpetajad või innustajad. Minu papaga ka siin räägib kaasa. Et nii ta on, et head uudised on see, et kõik on hästi. Et see, millega me tegeleme, häälestamine, kõik on see, et jõuda sinna, kes sa algselt oled, igavene hing, et seal on kõik hästi. Algses hingeseisundis, vaimses dimensioonis, mis on siin ja praegu kohe, aga siis see pilli häälestus tähendab see, et meie tähelepanu on materiaalne energia tõmmanud enda peale. Ja tegelikult siin saab olla õnnelik, miks sellepärast, et see, et politsei on, see ei tähenda, et sa oled kurjategija. Ja materiaalne energia, sa puutud materiaalse energia kokku, kus sa samastad ennast materiaalse energiaga, siis sa saad petta, sest ta on juba ajutine, eks ju, ja ta ei rahulda hinge, keha ja mõistust võib rahuldada ja meeli, aga see on kahjuks ajutine, kuna me oleme ikkagi algselt hierarhiliselt hing, sealt edasi tulevad järgmised kihid, mõistuse kiht, peenkeha ja siis psüühiline energia ja füüsiline keha, füüsilised elemendid. Et oleme siis kindlad, et sisemiselt on kõik hästi, Jumal on siin ja praegu ja kohe, Jumala teadus, loodus, kõik on õiglane, täis armastust ja headust, nüüd tuleb õppida pilli häälestamist läbi meditatsiooni, palve, pühakirjade, loengute, suhtluse, kultuuri, motivatsioonid, eks ju. Kõike püüad siis nagu parandada, et pidevalt häälestada pilli, sest ta läheb automaatselt meiesugustel algajatel häälest ära. Ja köhis hääle puhtaks, ütles lõpusõna.